Nii, tere! Sorry, et lugu kestis natuke kauem, ise valisin, hullult meeldib. Räägin teile täna ühest asjast, mis tundub esmapilgul hullult lihtne, ehk siis loo jutustamisest. Kui te kõik tegelete turundamisega, ma olen suht kindel, et igast august pidevalt kostub mingit juttu seda, et storytelling, see ongi just nüüd turundamises see kõige ägedam asi, kõige kuumem asi, millega peab tegelema. Väga kahe otsaga küsimus. Ehk siis me peame hakkama pihta üldse natuke kaugemalt. Et mis asi see lugude jutustamine on? Miks inimesed jutustavad teineteisele lugusi? Me oleme kõik terve oma lapsepõlve veetnud niimoodi, et me kuuleme oma emasi, oma vanaemasi, oma isasi, vanaisasi rääkimas meile mingit lugu. Mingi hetk teadlastel tekkis täpselt seesama küsimus, mis värk nende lugudega on. Sest me kõik mäletame, kui mulle räägitakse head lugu, ma olen hetkega selle loo sees, see inimene haarab mind, mul tekib selle inimesega, kes seda lugu räägib, mingi eriline ühendus. Mõned aastad tagasi Princetoni ülikoolis tehti väga konkreetne uuring. Räägiti inimestele sama lugu, topiti need inimesed MRI-masinasse, skänniti nende ajutegevust ja avastati, ehk tegelikult loo jutustamise ajal ja loo kuulamise ajal rääkija ja kuulaja vahel tekib eriline side. Ja see side, mis tekib, see ei ole verbaalne. Ja selle asja kohta on kohe ka eraldi termin. See on neural coupling. Ehk siis põhimõtteliselt on teaduslikult tõestatud, et kui me räägime mingit lugu, siis me ei piirdu ainult selle informatsiooniga, mis tuleb meie suust välja verbaalselt. Või kui me räägime oma lugu piltides, see ei piirdu ainult sellega, mida me seal näitame ja kuidas me sealt oma loo ära räägime, vaid ajude vahel tekib eriline ühendus. Miks me seda lugu siis vajame? Sest ikkagi inimene on erakordselt emotsionaalne. Me teeme kõik oma otsused mingi emotsiooni põhjal. Suurepärane näide on ostujuhid. Ostujuhi amet on selline, ta peab tegema iga päev ainult üliratsionaalseid otsuseid. Mitte üheski tema tehtud otsuses ei saa olla mingit emotsiooni sisse programmeeritud, sest tema töö mõõdikuks on ülim tõhusus. Ja seal on jälle uuringud taga, et siis kui kodanik ostujuht läheb koju, kell saab 5, siis suurem tõenäosusega on tema see, kes ostab emotsiooni ajendil ülimalt ebapraktilise punase Porsche, kuigi tal on 3 last ja 2 koera. Ehk inimene januneb selle järgi, et ta saaks teha oma emotsionaalse otsuse. Ja siin tulebki nüüd mängu loo jutustamine. Tuues ühte konkreetset näidet. Kui ma hakkan rääkima endast, ma võin teile rääkida hästi palju fakte. Ma sündisin aastal 1980, siis käisin siin Tallinnas keskkoolis, läksin ülikooli, õppisin alguses filmioperaatoriks, siis õppisin veel mida iganes, töötasin, 7 aastat töötasin siin majas, nüüd juhin reklaamiagentuuri, turundusagentuuri, need on kõik faktid. Te võtate need faktid omale teadmiseks, aga need faktid ei mõjuta nii suurel määral teie peas sündivaid ostuotsuseid. Vaid see, kas te tahate minust enamat kuulda, kas te tahate teada, mida ma teen, või siis veel, mis on turundajate eesmärk, et kas te tahate siis nii-öelda minu teenust või toodet osta, sõltub sellest, millise loo ma teile jutustan. Ja see lugu on teie jaoks tähtis, kuna sellest kuvab välja, kas me jagame ühesuguseid väärtuseid. Ehk siis, lood peavad olema emotsionaalsed, ehk meie emotsionaalseid otsuseid mõjutada. Kõige nii-öelda peenemaks on tänapäevases maailmas ajatud loo jutustamine teleseriaalides. Või tele seal ees on natukene juba vale sõna, sest seriaale televiisori vahendusel vaatab meist üha vähenev protsent. Kui võtta mõni maailmakuulus seriaal, see on erakordselt täpselt ära timmitud, mismoodi selle asjad toimuvad. Me kõik oleme kogenud seda tunnet, et sa vaatad esimese 2 episoodi ära, sa vaatad ära 3, sa vaatad ära 4, kell on saanud öösel kell 3 ja sa ikka vaatad selle 5 ka ära, sest sa ei saa selle seriaali käigust enam ära. See on puhas mehaanika. Seal on väga täpselt välja toetatud mehhanismid, millal ja millest sa pead rääkima. Ma hetk hiljem näitan teile ka täpselt neid kaari, kuidas ühe loo sees need asjad üles ehitatakse.
Aga enne seda võtame korraks ühe konkreetse loo lahti. Et mis ühe loo sees juhtuma peab? Lugu hakkab meil kuskilt pihta. Me ehitame seda lugu ülesse, see on klassikaline dramaturgia, me ehitame seda lugu ülesse, me teeme sissejuhatuse, me tutvustame oma tegevuspaiku, me tutvustame oma karaktereid, me hakkame vaikselt kerima, temaga hakkavad mingid sündmused juhtuma, me jõuame lõpuks mingisse kulminatsioonipunkti. Suure tõenäosusega selleks hetkeks, olenevalt siis žanrist, on sellel tegelasel läinud, ikkagi suure tõenäosusega kõik, nii metsa, kui vähegi annab metsa minna. Olenevalt filmist, olenevalt raamatust, seal on erinevad variatsioonid, toimub lahendus ja me mingi hetk hakkame siis jälle selle looga jõudma lõpupoole. Me näitame lahenduse, kas see lahenes positiivselt, kas see lahenes negatiivselt ja mis saab sellest inimesest pärast. Ühe loo jutustamiseks on väga palju erinevaid struktuure võimalik luua. Just selle koha pealt, et mismoodi on see lugu üles ehitatud. Üks tulp seal slaidi peal on komöödia, teine slaid on tragöödia. Klassikaline Hollywoodi film, vaesest rikkaks. Me alustame pihta sellega, et kõik on halb ja me lähme lustakalt kogu aeg üles ja ta lõpetab mingi maailma kõige ilusamate inimestega oma eralennukis. Kui me võtame komöödia teise augu, mis on nii-öelda mees augus, me näeme täiesti normaalselt inimest, kellel hakkab äkki minema mingi sündmuse põhjal kõik totaalselt metsa. Ta läheb kõik täiesti ämbrisse ja siis me elame kaasa talle, kuidas ta saab sellest üle ja ta jälle lõpetab veel paremana, kui ta oli loo alguses. Ja siis meil viimasena komöödia osas on klassikaline muinasjutukaar, ehk seal on märgitud Cinderella ehk Tuhkatriinu, mis tähendab seda, et tal alguses kõik läheb hästi, Tuhkatriinu läheb ju sinna peole, kõik tundub nii trille-lulle, näeb seda printsi ja siis tal tuleb hatk, ta peab see peolt ära minema. Meil läheb see lugu alla, kuni meile tundubki, et ongi jama käes ja me kõik teame, kuidas see lõpeb, et kaar läheb jälle ülimalt ülesse. Ehk siis see on nii-öelda positiivsed lookaared, kus lõpp, meie peategelase, meie loo lõpp on alati positiivsemas kohas kui meie loo algus. Siis on teine äärmus, mis on tragöödialood, ehk siis need lood, mis lähevad negatiivse kurviga. Need on jälle nii-öelda klassikaline Hollywoodi filmilugu ehk rikkast vaeseks, kus me näeme kedagi, kes alustab oma elu väga edukalt, ta lõpetab vaesuses. Siis on Kreeka mütoloogia lugu, kus on järsk kukkumine ehk Ikaruses, sõna otseses mõttes järsk kukkumine. Ja siis kõige nii-öelda raskem Kreeka tragöödia vorm ehk Oidipus, mis algab nii, et kõik on hästi ja terve see näidend on üles ehitatud sellele, siis kuidas kõik laguneb koost ära. Ehk iga kord, kui te hakkate ka ise mõnda lugu jutustama, olgu selleks, te räägite oma sõpradele oma viimasest reisist või te räägite millestki, mis on seotud teie brändiga, mõelge selle peale, mismoodi teie lugu on üles ehitatud, mis on see lookaar, et mis tasemel te hakkate pihta ja kuhu te sellega lõpuks oma jõuda tahate. Vajalik on see sellepärast, et meie ajud on juba geneetiliselt programmeeritud niimoodi, et me teame neid mudeleid, me saame nendest mudelitest aru ja lisaks meil on aastate jooksul meie kultuur seda nii sügavalt juba sisse lükanud. Ehk siis loomulikult julgemates teatrites, eksperimentaalkinos on alati võimalik selliste struktuuride vastu minna. Aga kui me räägime turundusest, siis turunduses me ei saa minna selliste struktuuride vastu, millega inimene on harjunud. Ehk tuues paralleeli, siis ka loo jutustamises on nii-öelda välja kujunenud UX ehk kasutajakogemus. Ehk kui me oleme muidu harjunud seda, et UX on seotud millegi visuaalsega, siis tegelikult see peab olema meil ka loo sees. On välja kujunenud standardid, on olemas lookaared, loostruktuurid ja neist tasub kindlasti kinni hoida. Ja see juba küsimus, lahe. Nii. Kõige rajum üldse lookaar, mida mina olen näinud, on ameeriklased teevad ka raamatute kohta tagantjärgi lookaares. Ja seal on, põhimõtteliselt all oli kas 150 erinevat nii-öelda story punkti, mille vahel siis jooksid need erinevad kaared. Ma Game of Thronesi oma ei ole näinud, aga ma arvaks, et see on midagi samasugust.
seal on väga palju. Mul on 2 slaidi. Teine slaid on veel. Seal ma näitan seda, et mismoodi ühe pikema loo sees peaksid need kaared jooksma. Nii, aga ühesõnaga, tulles korra turunduse juurde, siis inimese aju on programmeeritud lugusid vastu võtma suhteliselt ühel moel. Ja meile kui turundajatele on see väga hästi ära kasutatav. Me saame ise jutustada oma lood täpselt samamoodi. Nii, järgmine näide. Tekib küsimus, kui meil on teleseriaal, mis siin juba näiteks toodi, ühes teleseriaalis on 10 episoodi. Me alati, kui see hakkab pihta, me eeldame, et see lõpeb kuskil. Me teame, kas seal on 10 episoodi, kas seal on 12 episoodi. Sealt joonistub meie kõige esimene lookaar. Ka selle joonise pealt on näha, et nii-öelda üks kaar hakkab sul päris algusest pihta ja lõpeb päris lõpus. Selle sama kaare sees on meil kõikidel tegelastel veel oma lood. Et meil on peategelase lugu tihtipeale võib olla sama, mis on sellest kohe kõige esimesest episoodist kuni viimase episoodi lõpuni. Me näeme ära tema loo. Ja siis on kõrvaltegelaste lood, mis võivad algata 3. episoodist, lõppeda 7. Alata 2., lõppeda 8. Ehk siis mida keerulisemaks on teleseriaali või seriaali struktuur aetud, seda rohkem võib olla neid lisakaari. Aga kui nüüd võtta see sama seriaali näide, siis iga episoodi sees on veel oma kaaresüsteem. Ehk siis kui me võtame House of Cardsi, hoolimata sellest, et seal on üleolev lugu, mis läheb nagu ülest hooaegadest, kogu aeg on nagu nii-öelda üks lugu mehest, kes hoiab hammastega kinni võimust, siis ka igal episoodil, igal sellel 42-minutilisel jupil on oma lugu. Ja sellel on oma algus ja oma lõpp. Ja selle sees toimuvad asjad, mis algavad seal ja lõpevad seal ära. Seal suure tõenäosusega lõpeb mõni suurem kaar, suure tõenäosusega algab mõni uus kaar. Ehk siis see, mis ma olen praegu pannud siia näidiseks, on erakordselt lihtne loo ülesehituskaar. Suure tõenäosusega, kui sa hakkad seda ise lahti joonistama, see tuleb sul hästi mitmekesine. Sest kui võtta ka oma turundus, siis sinu turundus ei ole sul lõppev asi. Sa ei tea seda, et ma teen ainult 10 episoodi turundust. Sa tahad ju, et sinu ettevõtte turundus põhimõtteliselt kestaks ikkagi igavesti, sest me kõik oleme oma ettevõtted rajanud ja juhime neid selle eesmärgiga, et sellest saab ju maailma parim ettevõtte järgmiseks 300 aastaks. Ehk siis need kaared on pidevad struktuurid. Nüüd võib tekkida küsimus, et kuidas siis üks teleseriaal ja konkreetselt turunduse ülesehitamine omavahel seotud on. Iga asi, mida me turunduses teeme, kui tuua paralleeli teleseriaaliga, siis üks episood võib meil näiteks olla üks kampaania. Me teeme konkreetselt mingi asja jaoks mõeldud kampaania. Aga see kampaania üksikelemendina ei saa mitte kuidagi töötada ja see meie sõnum seal ei saa mitte kuidagi töötada, kui meil ei ole välja mõeldud see suurem kaar, kust me hakkasime kunagi pihta ja kuhu me siis väga pikas perspektiivis jõuda tahame. Suure tõenäosusega oleme me enda brändi jaoks välja mõelnud ka erinevad lood, millega me hakkame vahepeal pihta. Sinna sisse saame me ehitada siis konkreetselt lühiajaliste eesmärkide kampaaniad. Tundub enam-vähem loogiline. Saame tuua mõned näited. Kõige parem näide maailmast storytellinguga brändist on Nike. Ehk siis Nike on võtnud omale eesmärgiks ja mis paistab väga ka nende turundusest välja, nad ei räägi sulle tossudest, nad ei räägi sulle mitte kunagi tossudest, nad ei räägi sulle kunagi sellest, et need on kõik paremad tossud, need on kõige mugavamad tossud, need on kõige odavamad tossud, need on täna soodushinnaga tossud. Nad ei räägi sellest mitte kunagi, vaid nad näitavad meile oma lugu jutustades pidevalt erinevaid juppe spordilegendidest. Alustasid nad sellega juba, mis aasta see oli, kui Michael Jordan pensionile läks. Mäletab keegi? Ei. Ühesõnaga, kui Michael Jordan läks pensionile, tegi Nike klipi, kus lihtsalt näidati ägedamaid hetki Michael Jordani karjäärist. 1-minutiline klipp
ja seal ei räägitud põhimõtteliselt mitte midagi Nike'ist, seal räägiti ainult Michael Jordanist. Ja mida nad tegid, oligi see, et nad sidusid enda brändi külge need väärtused, et meil on mees, kes on tulnud mitte kuskilt ja ta on jõudnud maailma absoluutsesse tippu. Ja alles seal päris lõpus tuli Just Do It, kogu lugu. Mitte kellelegi polnud vaja öelda seda, et need on kõige paremad tossud, vaid inimesed lähevad ja ostavad neid tosse, kuna nad tahavad olla nagu Michael Jordan. Nad tahavad samastuda nende väärtustega, millega on Nike samastunud läbi selle, et ta näitab meile Michael Jordani lugu. Ja kui võtta nende turundust veel rohkem pilbasteks, siis nende üleüldine kaar ongi see, et nemad võimaldavad inimestel tunda ennast või samastuda selle spordilegendiga, selle spordikangelasega. Tossude müük on kampaaniates turunduses teisejärguline. Ja siis, kui nad räägivad konkreetselt seda Michael Jordani lugu, siis see on üks episood. Kas see üks episoodi sees, see peab olema dramaturgiliselt üles ehitatud täpselt samamoodi ühe nende variantidega, mida ma näitasin selle eelmise slaidi peal. Ehk siis seal peab olema, ütleme, spordikangelase puhul positiivne lugu, kuni ta on nagu maailma kõige kõvem ja siis me näitame lahenduse, et ta läheb pensionile. Mehaanika, inimese aju teab, mida sealt oodata, inimene on selleks valmis. Suhteliselt lihtne. Nii. Peategelane. Igal lool on peategelane. Võtame ükskõik millise filmi, raamatu, seriaali, meil on seal peategelane. Väga palju, mida tehakse, on see, et turunduses tahetakse peategelaseks toppida ennast. Enda all ma mõtlen siis mitte nüüd konkreetselt, et mina kui firmajuht lähen ja teen endast pildid ja hakkan reklaami peal poseerima, vaid oma brändi. Ehk siis, kui sa jutustad oma lugu, siis alati on efektiivsem lahendus see, kui sinu peategelaseks on see inimene, kellega sa kõneled. Ehk siis lugu üles ehitades, kuulaja või vaataja, tal peab olema võimalus kellelegi kaasa elada. Ja seda saavutada, et ta hakkaks kaasa elama meile kui brändile, meile kui ettevõttele, on erakordselt keeruline. Palju lihtsam on seda saavutada läbi selle, kui meie suudame läbi oma loo võimestada teda. Tuues konkreetset näidet, siis bränd peab olema oma loos Master Yoda, mitte Luke Skywalker. See teistpidi ei tööta nagu mitte mingil juhul. Ehk siis meie peame oma lood üles ehitama niimoodi, et inimene, kes kuulab, näeb seda, mis meil on öelda, tema tunneb, kuidas tema tänu meie abile lahendab mingi oma suure probleemi, parandab maailma, muudab kellegi teise elu paremaks. Meie oleme need, kes seal ainult aitavad. Me oleme see Master Yoda, kes ütleb, et jah, Luke, et see on sinu tee. Ilma midagi vastu nõudmata aitab. Nii me tekitame inimestel seose, me tekitame tunde. Ühesõnaga, miks siis see kõike loo jutustamine seal brändinduses nii tähtis on? Miks meie ettevõtetega seda tegema peame? Asi on jumala lihtne. Nagu ma alguses ütlesin, inimesed ajud on ühtemoodi programmeeritud. Vaadates siia saali, me oleme kõik kardinaalselt erinevad. Aga kui me hakkame jutustama lugu, me jutustame selle loo õige eesmärgiga, me teame, kuhu me tahame oma loo lõpus jõuda, mis on alati väga tähtis, sa ei saa hakata lugu jutustama, kui sa ei tea, kuhu sa tahad jõuda, siis tegelikult te saate kõik sellest loost täpselt samamoodi aru. Teaduslikult tõestatud ei ole minu väljamõeldis. Suured tänud teile! Suur tänu, Paul! Sul on ka palju küsimusi ja võtame siit kohe otsast. Esimene küsimus on selline hästi lihtne. Tõesti, Paul, see on suurepärane küsimus. Kuidas olla loov? Mis selleks teha? Issand jumal. See on saabunud Slidosse ja inimene on kasutanud samamoodi nagu teie. Kõik peate kasutama hashtagi #im2019. Kuidas olla loov? Mina loen hästi palju. Ma loen ilukirjandust. Ma olen lõpetanud praktiliselt kõiksuguse
mitte ilukirjanduse nagu non-fictioni lugemise, vaid ma loen ainult ilukirjandust, sest see minu jaoks avab mõttemaailma nii palju rohkem. Ma saan sealt pidevalt näha erinevaid võimalusi ühe loo jutustamiseks ja see aitab mind väga suures mahus ka turundustöös. Viimane selline teos, mille puhul sa ütled, vot selle raamatu tuules ma tegin selle kampaania. Sellist konkreetset näidet mul tuua ei ole. Viimane, mille lugesin, on Tõnu Õnnepalu Aaker. Erakordselt hea, soovitan. Vaatame siis Impacti kampaaniad üle ja loeme Tõnu Õnnepalu raamatut. Kas soovitad lookaart kasutada ühe sisu raames või ka ajajoonel neid üksteisega siduda? Mõlemat, kindlasti. Et ütleme, isegi kui sa kirjutad mingit väga lühikest postitust, väga lühikest teksti kuskile, ka sellel peab olema struktuur. See peab olema struktuur, mida ma näitasin selle esimese slaidi peal. Seal peab olema algus, keskpunkt ja lõpp. Ja sa pead alguses hakkama kirjutama, seda välja mõtlema niimoodi, et sa tead, mis sul lõpp on, kuhu sa tahad jõuda. Ainult niimoodi sa saad seal tagurpidi siis välja mõelda kulminatsiooni ja stardi. Ja nende omavaheline sidumine ongi kogu minu tänase ettekande põhituum. Ehk siis kõik lood, mida te jutustate, nad peavad omavahel olema seotud selle suurema lookaarega. Seal peab olema mingi konkreetne väärtuste kogum, mida te siis kannate inimestele pidevalt oma lugudega ette. Mis on praegu turunduses üks parim räägitav lugu? Mis bränd või muu selline? Vau. No nagu ma enne ütlesin, siis minu jaoks Nike teema on väga põnev, mida tehakse. Aga kodumaalt? Ma jään vastuse võlgu. Ma ei oska Võib-olla see küsimus on oluliselt lihtsam. Mis lugu jutustab Rannamaja? Kui suur osa on näideldud? Kas Aada oli tõenäoliselt siseagent? Ma ei ole kunagi Rannamaja vaadanud ja ma detaile ei oska öelda, aga oma elus varasemalt tehtud kogemuse pealt võin ma öelda, et igas reality shows on siseagent. Suur tänu, Paul! Aitäh!